siis silmad lahti. Tere hommikust, kell on 8:36 minutit. Meie nädala toppise intervjuu aeg on käes ja sellel nädalal oleme enda toppiseks valinud väga väärika daami, nimelt etiketiõpetaja Maja Kallaste, kes siis võtab sõna iga väiksegi eksimuse puhul ja annab teada, kuidas asjad käivad, sest tema seda täpselt teab ja millega ta siis sellel nädalal meie tähelepanu pälvis, on loomulikult oma avaldusega, mida siis Delfi ära trükkis. Nimelt Maja Kallast ütles, kes alustab seksiga 14-aastaselt, on 35-aastaselt impotent. Nii et järelikult siis 21 aastat seksi per kärss on ette nähtud. Ja nüüd olemegi Majale helistanud, et siis järgi pärida, kuidas ja mis asjad siis tegelikult käivad. Tere hommikust, proua Maja! Tere hommikupoolikust, noormehed! Kuidas... ei paindu keel ütlema ikkagi sina, vaid ikkagi teie. Absoluutselt. Kuidas proua Maja, teie siis kommenteerite seda enda põhilist väljendit, mille ma muidugi siinkohal kontekstist välja kiskusin, et kes alustab seksiga 14-aastaselt on 35-aastaselt impotento? No täpselt see niimoodi ongi, et 14-aastaselt kui alustada, siis lõppebki see asi 35-aastaselt ja väike arvutus on siis, et kui 18-aastaselt, kui meil on seadusega nii-öelda lubatud ja oleks korralik, siis on 39-aastaselt. Mina muidugi ei soovita absoluutselt sellist jälkustega tegeleda rohkem, kui seda laste tegemiseks vaja on. See on täiesti õudne on ju, ma ütlen teile. On küll, see on üks segane ja vedelik ja kõike muud tekitav tegevus, mis ma panen toru ära, mulle selline toon ei meeldi, nagu te kasutate. Ma väga vabandan. Te saaksite palun natukene normaalsemalt minuga rääkida, selles mõttes nii nagu etikett daamidega kõnelemisel ette näeb, jaa. Jaa, nii, loomulikult, proua Maja, olete öelnud, et välismaal on noorelt impotendiks jäämine suur probleem ja kohe-kohe on see hetk jõudmas ka Eestisse. Jah, selles mõttes küll, et see, kuidas ma ei räägi siin sellest, mida me sööme või mida me joome. Et probleem on selles, kuidas me käib. Aga kui on 21 aastat ikkagi seksuaalset tegevust per inimene ette nähtud, millises vanuses, ütleme, kui on loomulikult, see on mõeldud siis ainult selle jaoks, et siis sugu jätkata, nii-öelda saada endale järeletulijaid, kellega siis nimi edasi läks, mis vanusest võiks seda teha? Kas see näiteks 54-selt oleks paras alustada, saaks siis 75. eluaastani, nagu moodsas keeles öeldakse, bängida? No mina seda moodsat absoluutselt ei tea, sellepärast ma võib-olla vist panen telefoni praegu ära, sellepärast et te kasutate oma eestikeelses kõnas ingliskeelseid sõnu. Aga okei, lastabe hetkel jääb. Mina soovitan selles mõttes, vanus ei olegi võib-olla pärast pole nii tähtis. Tähtis on see, et kui te saate lapse 35-aastaselt, siis te peaksite etiketi järgi minema sinna lasteaeda ja kooli, kus on teie vanused vanemad, ehk et teil oleks nii-öelda lastevanemate koosolekul oma vanuste inimestega midagi rääkida, sest andke andeks, tänapäeval noorte lastevanematega ei saa absoluutselt rääkida. Ja samuti ka liiga vanade inimestega. Küsiksin paar sellist personaalset küsimust veel, siis, mis sellist seksuaaletiketi puudutab. Kas kui olla seksuaalvahekorras, kas on sobilik jätta pähe nokamüts ja jalga siis valged sokid? Ma pean naisterahvaid silmas loomulikult naisterahvaid. Sest et saan veel kord aru, et seksuaalne tegevus on loomulikult ainult soo jätkamiseks ja naistel tuleb teinekord ette selliseid momente. Kahjuks peakatet me siseruumides ei pea heaks tavaks. Proua Maja, kui tegu on sellise väljas, on käidud romantilisel, siis jalutuskäigul otsitud sõnajalaõit ja pärast seda, kui jääb müts pähe, sääskede pärast? Kindlasti mitte õues etiketi järgi ei seksita mitte kunagi. Kõigepealt minnakse koju
süüakse koos perega lõunat, lapsed pannakse magama, loetakse vähemalt üks sükene keskmise pikkusega novell, küünlavalgel, kübar pannakse kindlalt kappi, kõik riided, siis minnakse eraldi vooditesse, puhatakse umbes pool tundi kuni tund, võib-olla isegi magatakse ning siis ärgatakse üles ja tehakse see asi ära. Mitte rohkem, ma ütlen teile, mitte rohkem kui 1 kuni 2 minuti jooksul ja sellest aitab. Rohkem ei ole mõtet ja etikettine ette, et selle peale aega raisata. Kas etikett näeb ette ka orgasmi saamist? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Ütleme naiste poolt kindlasti mitte. Väga kena. Proua Maja Kallast, mis teid veel viimasel ajal häirinud on? Mind häirib väga paljusid asju. Näiteks meie tänavad on väga porised. Etiketi järgi mina kui daamina ei tohiks üldse seal käia ja ma ei käi ka. Ma nimelt istun kodus terve aeg. Ning viimasel ajal on mind häirinud see, et poest ei leia enam nii-öelda korraliku portveini pitsi, mis on õige suurusega, pean portveini jooma 3-liitrisest purgist, mis muidugi etiketi järgi on täiesti nonsense. Ning võin veel seda ka, et näiteks ka see, et raadios ja televiisoris inimesed räägivad. Vanasti ikkagi tehti seal teatrit ja lauldi, nüüd nad räägivad, mis on täiesti õudne ja etiketi järgi kindlasti mitte. Ning pudeli etiketi järgi pole ka sinna kleebitud, neid on väga raske. Vanasti lasid vannisooja vett täis ja panid pudeli sinna sisse, said etiketi lihtsalt lahti. Nüüd ei saa. Ei tea, mis liivi nad kasutavad, aga etiketi järgi see liim igatahes etiketi taga ei ole. Ja viimane asi, mis mind täiesti endast välja ajas, on see, et meil toimus suur üritus, mille nimi oli Balti etikett ja seal inimesed hoidsid kätest üksteisel kinni ja ütlen niimoodi, 50 inimesel, 50%, mis 50%, 500% inimestel, kes seal osalesid, ei olnud kindaid käes. No vabandage väga, võõra inimese käest kinni võtta käest ilma kinnasteta, no kuulge, palun väga, on ju. Kas Balti etiketi sellel üritusel, kui siis selliste inimkett moodustati, kas midagi veel silma hakkas? Kas inimesed riietuvad tänapäeval ikkagi etiketi järgi? Kindaid, ma saan aru, ei olnud. Aga kuidas on siis selles mõttes, kas meestel oli ikkagi pintsak ja lips pidevalt? No mis te ise arvate? Ei olnud. Muidugi, et ei ole. Riietusest ma ei taha üldse rääkida, aga see on täiesti õudne, mis tänapäeval toimub. Aga rannariietus, aga tänapäevane rannariietus, kuidas see on? No seal ei olegi mingit riietust. Seal on ju puhas nudiitsus. Oi. Mul on, kas te saate must aru, kui raske mul on elada? Saan küll väga hästi, saan aru, proua Maja. Kõige rohkem teeb ikkagi muret mulle see, et olles ise siin momendil 34-aastane, et kuigi alustasin seksiga ikkagi hiljem kui 14-aastaselt, et impotentsus on kummitamas varsti. See teeb mulle ikka tõsiselt muret. Ma arvan, et see seksi teema on lihtsalt niivõrd ületähtsustatud. Seda ei pea üldse elus olema. Elus on palju toredaid teisi asju. On väga palju huvitavaid novelle, ka eesti keeles, mida lugeda. Mitu korda Dorian Gray portreed olete lugenud? Iga päev 2 korda olen seda lugenud. Väga palju muuseume on, kus käia, kunstinäitusi, väga häid sümfoonia orgasme. Jah, on olemas ja selles mõttes, et on väga palju alternatiive, millega tegeleda, kui lihtsalt ütleme niimoodi kodus istuda ja pihentsid panna, kui võib nii öelda. Igatahes aitäh, proua Maja, teie tänahommikusest loengust on väga palju kasu olnud ja ega te ei pahanda, kui nopin siit mõned kilud välja ja edestan ka teie jüngritele, et ka nemad saaksid siis käituda nii, nagu etikett ette näeb. Ja kindlasti ma vaatan läbi selle veebikaamera teid, olge hea, ajage oma habe ära, kui te raadiosse järgmine kord lähete, on ju? Olgu, aitäh, head aega!